chati kõige täpsema numbri, palju on inimesi registreerinud, eks ma siis panen väikse auhinna välja siit mingi raamatu. Sul oli väga palju inimesi kirjas ju. Jaa, ma pean isegi vaatama korra siit, aga Sven, aitäh, et sa leidsid selle aja. Aga nüüd taaskord, see näitab minust väga ägedat, ma ei ole Sveni kutsunud siia juhuslikult, vaata. Vaid ma täitsa teadlikult ei pane mingit subtiitreid, need olid kuskilt keset ekraani, nii et aitäh pakkumast, aga ei, me ei taha subtiitreid. Ja ma käisin Sveni koolitusel juhuslikult, on ju. Kuskilt Sveniga me oleme sõbrad juba pikemat aega Facebookis, siis nägin, et ta mingi koolitus tegi kuskil, et tuleb koolitus ja siis ma registreerus, mõtlesin, no kuule, ma lähen vaatan, mida see Sven teeb, sest hästi teeb end, on ju. Ja ütleme nii, et ma sain aru, kui palju ma olen raha raisanud Facebookis ja selle turundusega, mitte midagi jälginud põhimõtteliselt, lihtsalt boostinud, kui Facebook ütleb, et boosti postitus, siis ma olen vaadanud boost ja see on jube äge, vaata, sest noh, boost yourself on ju, boost vaata. Ja ja niimoodi siia sattusin Sveni juurde, aga koostöö on minust väga äge olnud ja seepärast on täna siin ka see webinar, aga Sven, kus sa üldse pärit oled, mida sa oled teinud, sest paljud inimesed küsivad, kes see Sven on, miks just Sven on, räägib turundusest, mitte ei räägi, ma ei tea, Peeter või Jüri on ja miks Sven, kes sa oled, mis sa teinud oled? Ja, huvitav märk on, kes mind juba teavad. Ma ei ole jõudnud kõike tutvuda, aga Sven tuleb Kuressaarest, väikesest kohast ja Svenil oli kange soov südames oma eluga midagi teha ja täitsa tavalist palgatööd teinud 10 aastat. Ettevõtjaid, sugulasi, vanemaid perekonnas ei ole, isegi tutvusringkonnas ei olnud. Ja siis ma otsustasin, et palgatöö korrat hakkan ülikoolis käima, hakkasin õppima ärijuhtimist, turundust. Lõpetasin ära, siis ma sain aru, et okei, ega siis tööle ikka sellepärast ei saa ja sul kogemust ikka ei ole. Ja siis ma pidin hakkama ise omal käel juurde õppima, ennast koolitama, hakkama praktiseerima, hakkasin sotsiaalmeediat tegema. Ja see oli kuskil 10 aastat tagasi, kui Facebook, Instagram alles siis nii-öelda Eestisse hakkasid jõudma. Ja ma õppisin sinna pea ees sisse, kohe hakkasin oma sõbrale tegema sotsiaalmeediat ühele kohvikule ja ühele e-poele. Ühele tegin tasuta, lihtsalt lõunasöögi eest, et ma saaks harjutada. Ja siis sõbra ettevõttes tegin seda raha eest, kasvatasin tema ettevõtte käivet siis just mitte ainult postitamine oli ka juures, aga hakkasin õppima omal ka reklaame ja kasvatasin tema ettevõtte käivet, mis oli küll väike ettevõte, aga mingi 100-200%. Nii et mul pakuti lõpuks osalus selle ettevõttes. Ja siis tuli tegelikult samal ajal enda ettevõtte Boost Yourself, ma sain väga hea kogemuse sealt ja siis olid nagu turundust juba teinud mõned aastad ja siis hakkasid vaatama, et Boost Yourself kasvas välja siis minu enda terviseprobleemist. Ja see aitas inimeste elusid siis tervemaks teha, tagasiside oli väga hea, kes ostsid. Miks siis inimesed ei osta seda? Toode on ju hea, toode on ju valmis, eks ole. Ja siis hakkasin vaatama, okei, see, kuidas sa räägid sellest tootest, eks ole, copywriting ja pealkirjad, et sa ei räägi enda ettevõttest ja ainult enda tootest ja kui hea see on, et sa pead suutma siis inimestega rääkida, eks ole, neid kõnetada selle, kus nemad on. Ja sealt sükest nagu palju pea ees sisse minemist, pusimist, leiutamist, samamoodi raha raiskamist, katsetamist. Ja kuidagi selle töö käigus ma avastasin, et turundus mulle väga meeldib, sest et kui ma nägin nende inimeste muutust, siis läbi selle, et ma seda Boost Yourselfi suutsin rohkemate inimesteni viia. Ja ma nägin nende inimeste tagasi, et ma sain aru, et turundus on väga oluline. Samamoodi nagu see, mis sina teed, eks ole, et kui sa ennast välja ei paneks, keegi ei teaks sinust, eks ole, või mis coaching on, siis inimesed oleks ju tihti oma hirmude ja takistuste ja oma nende lugudega, mis meil siin peas kõigil on üksi ja kuskil kinni. Absoluutselt, ehk tegelikult sinul ei olnud seda, nagu öeldakse, eelised, vaata meile tuuakse alati välja eelised, kui sa tahad elus läbi lüüa, siis sul peab olema hea haridus, noh, seda tegelikult sa said, on ju. Siis sul peavad olema rikkad vanemad, on ju, sul peavad olema head tutvused. Neid sul ei olnud siis kõike välja arvates, ise tegid otsuse, et lähed kooli, on ju. Ma olin koolis 2-3 poiss. Ma tahtsin küsida. Keskkooli ei saanud, läksin ametikooli, õppisin kokaks. Vanemaid ei olnud, isa pole olnud, ema läks ka minema poole pealt, vanaema kasvatas.
Ja siis kogu tutvusringkonni palgatöötajad, ma unistasin kunagi sellest, et mu tutvusringkonnas oleks inimesed, kes, me ei räägiks teistest inimestest, vaid ideedest ja põnevatest asjadest. et, et see taaskord tegelikult näitab, et kõige tähtsam on tahe, on ju. Et sul peab olema see nälg ja kes on rallisõbrad, siis noh, Otil on nälg, noh ka Saaremaa mees on ju. Siis Svenil on nälg, Karmol on nälg. Kui me vaatasime seda rallit nädalavahetusel, kes viitsis vaadata ja tahtis vaadata. Noorel lätlasel on nälg, on ju. Ehk tegelikult selleks, et elus läbi lüüa, sul peab olema nälg ja täna, kes on siia registreerunud, nendel ilmselt on ka nälg. Sest nad muidu ei oleks registreerunud ja need, kes on kohale jõudnud, need 99 inimest praegu näitab mul siin all. Nendel on ikka supernälg, sest nad on, ma ei tea, kas tööd poppe pannud, on ju. Nagu meie kunagi tegime, Sven kindlasti, on ju. või puhkuselt võtnud selle aja. Või puhkuse võtnud selle alt. Igastahes midagi ta on teinud, et siia jõuda. Nüüd sa hakkasid turundama, sul tekkis oma bränd, on ju. Ma vaatan vahepeal siit korra kõrvalt, ei ole veel täpselt vastust tulnud, peaaegu täppi, aga ei ole mitte päris täppi. Jätkake numbrite pakkumist. Ja sa oled jõudnud siia, kus sa oled. Ehk tegelikult, kuidas sul tekkis idee veel teha siis turunduskool, mina nimetan turunduskool, ma ei tea, kas see on õige sõna, vaata. Olles turunduskool. Inimesele nagu harida just nimelt selles, et kuidas siis tegelikult päriselt teha, ma tean, et ma olen näinud seda copywriting ut, Facebooki turundust on ju ülivinged asjad, et kus sul tekkis selline mõte üldse? Seesama, kui ma seal ise neid asju tegin ja lihtsalt järjest tegid ja järjest said paremaks kogu aeg. Ma olin ju väikses kohas Kuressaares, eks ole, et tulla siis nagu Tallinnas suurte poiste kõrval. Ma isegi ei mõelnud seda, et ma olen üldse veel vääriline või sinna jõudnud. Ja siis toosama sõber, kellele ma tegin Facebooki. Tema oli siis ettevõtte omanik ja ta oli algtase sotsiaalmeedias. Ja ta käis kuskil Tallinnas koolitusel, ütles, et kurat, ma käisin selle koolitusel, Instagrami koolitusel ja ma olen algtase, aga ma ei õppinud mitte midagi. Miks sina ei tee? Ma ei tea, ma isegi pole koolitajast, endast kui koolitajast mitte kunagi mõelnud, sest avalik esine esiteks oli mu suurim hirm üldse. Sest kooliaegadest nagu omajagu traumat saanud, kui see klassi ette läksid, eks ole. Okei, tegime oma siis booster selfie-de eduga. Ja kuna meie siis põhiliselt kanal nüüd sotsiaalmeedia, siis Saaremaa ettevõtluskeskus, arenduskeskus, mis on kohalik ettevõtluskeskus, kutsus meid jagama siis oma kogemuslugu, kuidas Facebookis, Instagramis turundada, sest kohalik ettevõtted siis veel ei teadnud seda. Ja kui me läksime sinna rääkima, siis vaatasime, et sellest on väga palju kasu tegelikult ja selliselt oma siis tutvusringkonnas inimesi aidates, konsulteerides, koolitades, ise sotsiaalmeediat tehes, ise praktiseerides, ise oma ettevõttes tehes. Sest samal ajal, kui ma siis olin ülikoolist ära tulnud, aga sel ajal sotsiaalmeediat veel ei olnud isegi olemas. Turunduse kohta ma õppisin nagu millimeetri võrreldes sellega, mis ma täna tean. Ja ma koolitasin ennast kogu aeg ise, ostsin veel Austraaliast Instagrami koolituse, mis maksis $1200. Ja kuna ma kasvatasin Instagrami konto siis 20 000-ni päris lühikese aja jooksul, siis meil oli mida jagada. Ja me kasutasime Facebook reklaame. Ja sealt ta sai selline, kui ma ütleks, nagu pooljuhuslikult alguse. Et kuna meid kutsuti rääkima, jagasime oma kogemust, vaatasime, et sellest võiks kasu olla teistele, ajasime järgmise pundi kokku, alguses hästi väikesed grupid ja siis tulime Tallinnasse ka tegema, mis nõudis mult väga suurt eneseületust. Ma reaalselt pabistasin nagu tohutult palju selle pärast. Ja siis, kui me olime seda juba mõned korrad teinud, siis vaatasin, sellest on väga palju kasu, et saigi põhimõtteliselt minu sotsiaalmeedia tegemisest, sai alguse see, et ma avastasin turunduse, siis sai alguse Booster Self, sellest Booster Selfis omakorda alguse Nullist turunduskool ja niimoodi see teekond on siin läinud ise selline täitsa nagu omal kursil kuidagi juhatanud, elu ise juhatanud. Ja nüüd, kes kuulasid, mõtleb, et juhuslikult kutsuti, juhuslikult tegi, juhuslikult ei ole midagi tegelikult juhuslikku, vaata. Ehk see, et sa tegid head tööd iseenda brändiga tegelikult andis sulle võimaluse minna tegema koolitust siis sinna arenduskeskusesse, ütleme, sealt edasi tekkisid järgmised võimalused, see positiivne tagasiside inimesed, mis sa said inimeste käest, julgustas sind veel rohkem oma mugavustsoonist välja astumisest.
noh, kui sa ütlesid, et esinemine, siis kui koolis kutsuti esinema, siis ma tean täpselt, mis tunne see oli, et ma ei tahtnud sinna kunagi minna, onju. Ja kõik need tegelikult sammud on olnud vajalikud, et sa oleks jõudnud siia, kus sa praegu oled. Ja kõik need raamatud ilmselt seal selja taga on aidanud sind ka samamoodi lähemale ja lähemale sellele oma eesmärgile tegelikult. ma Meeldib. olin 30-aastane, kui ma magasin venna diivani peal Tallinnas, mul ei olnud isegi nii palju raha, et ma saaks võtta mul üürikorteri Tallinnasse. Ja sõitsin seda koolitust tegema ja lihtsalt oma peas korrutasin endale, et öeldakse, et aju ei saa aru, kas sa kardad või sa oled põnevil. Ja siis ma korrutasin endale kogu 1, 2, 3, 4, 5. Ma olen põnevil, ma tahan seda lihtsalt seda hirmu alla saada. autosugestioon, vaata, et see ongi, et sul ei ole veel kätte jõudnud see, mida sa soovid, aga sa tead, et sa jõuad sinna, sest sa teed õiget asja, onju. Ja tegelikult see minu arust nagu hea teekond ongi. Miks ma ka Sveni ja vaata, täna siin oleme, on seesama, et mulle endale meeldis see, kuidas sa tegid seda asja, onju, seda koolitust läbi viisid. See suhtlus sinuga, need kohtumised, mis me oleme teinud, et see kõik andis nagu kinnitust, et inimene teab, mida ta teeb, vaata. Sest ma ei saa ühtegi toodet ega teenust pakkuda, kui ma ise ei fänne seda, mõtlen selle peale ja ma arvan, et sinu puhul on täpselt sama, et sa teed asju, mida sa fännad, onju. Jaa, absoluutselt. Mul peab olema selline sisemine nagu vaimustus või ma ütleks, et nagu ainult ka nagu kirg, vaid jah, see peab mulle väga korda minema ja see peab, ma olen alati lähtunud sellest, see peab inimesi aitama. Mul käib koolitusel ettevõtted, kes, no ma näen, et seda toodet seda ei ole vaja ja seda on väga raske müüa ka. Et mina leian, et ettevõtlus, ettevõtted, tooted, teenused, mida siin maailma luuakse, peaksid inimestele midagi juurde andma. Ja see, mulle meeldib, et me elame täna uuel ajastul. Kui mina ettevõtjaks tahtsin saada, noorena vaatasin ettevõtjat, siis oli alati selline nagu kellegi raha äravõtmine. Noh, ega siiamaani seda äripäevas on ju, keegi kuskil lasi kedagi üle ja mingid petmised ja asjad ja vangerdamised, et tegelikult see uue aasta ettevõtlus on teistmoodi, et selline nagu väärtuse loomine, et me mõlemad võidame ja ma ütleks, et sotsiaalmeedia ajastul see ei saa lihtsalt, see nagu läbipaistvus on täna nii suur, et kui sul on kehv toode, ma alustan nii, Facebook saab võimendada ainult, või sotsiaalmeedia ainult head toodet. Kui sul on nüüd kehv toode, siis inimesed lihtsalt saavad kiiremini teada, et see on jama, kogu lugu. Ja sul on done. Küsiks korra ka, et kui me jõuame siit nüüd juba konkreetsemate Facebooki soovitusteni ka, kui paljud teist ise on siin ettevõtjad? Või kus Sven, ma korra segan sind vahele. Kristiina Klein on pannud täppi, registreerunud on 400. Nii, Kristiina Klein, võta minuga ühendust, sa leiad mind ülesse. Telefon number 55525640. 55525640. Saada mulle sõnum, helista ja lepime kokku, kus ma sulle selle raamatu teele panen. Nii. Korralik bingo käis siin. Täiega bingo käis siin, panguti üles ja alla, aga ja anna chatis märku, kas sa oled ettevõtja, alustav ettevõtja, sa oled turundaja, sa oled ka võib-olla teed sotsiaalmeediat, sa alles otsid, mida sa teha tahad. Et kus sa enda teekonnal täna ise oled? Absoluutselt ja nüüd Sven, ma küsiksin selliselt, kui me rääkisime siin, vaata, et sina alguses kulutasid raha ja mina panin pingot Facebooki reklaamidega, siis ma küsiksin sinu käest, mis on need sellised tüüpvead, mida tegelikult tehakse, ütleme siis niimoodi, turundades ennast sotsiaalmeedias? Ja vaata, korra nagu selgitaks seda, et kus me nagu tuleme siia sotsiaalmeedia turunduse juurde, et kunagi oli reklaamindus, reklaam oli ainult kätte saada suurtele ettevõtetele ja reklaam ongi konkreetselt reklaam, et inimesed saaks teada, mida sul pakkuda. Näe, mul on siuke asi ja sa reklaamid seda. Et kui me räägime sotsiaalmeediast, siis sotsiaalmeedia ei ole ju loodud nagu reklaamikanaliks, eks ole, nagu mingid, ma ei tea, plakatid kuskil on sul televiisoris ka, kellelegi ei meeldi ju reklaam, et sotsiaalmeediasse ka me ei tule keegi ostma midagi, küll aga me oleme alati valmis avastamas, et midagi põnevat on, see on mingi webinar või on mingid uued tooted, keegi soovitab kuskil, keegi jagab. Ja nüüd me peamegi mõistma seda, et me ei saa teha ainult müügipakkumisi. Me ei saa ainult minna nagu küsima. Kogu aeg paneme ainult välja siis, kui meil on midagi, kui me midagi tahame, kui midagi müüa. Ja sina oled ju hea näide sellest, et samamoodi need videosid on, see webinar on hea näide sellest, sinu need laivid, kus sa jagad või mingid postitused, nüüd sa oled hakanud LinkedInis jagama, samamoodi ma jagan oma kontol, et sa pead nagu ennem andma, et sa saaks küsida.
aga kuna ettevõtted tulevad sellest samast reklaamiajastust veel, siis pannakse nagu see reklaam, turundus, müük on nagu kõik kokku põimunud omavahel. Tegelikult need on kõik kolm erinevat asja, mis ei ole nagu halb iseenesest. Ja ma ütleks, et üks suurim nagu viga ongi see, et tehakse ainult müügipakkumisi. Nüüd, kui me teeme müügipakkumisi, okei, mingi aeg sa saad sellega läbi, aga inimesi tüütab see väga kiiresti ära. Ja nüüd, mis juhtub? Facebooki algoritm, Facebook, Instagram tahavad näidata inimestele seda, mis neile meeldib, mis neile korda läheb, eks ole. Ja kui sinu sisu korda ei lähe, engagement ei tule, siis Facebook vaatab, nagu pangas on ja sul on siuke krediidiskoor, kas saad laenu või ei saa laenu. Kogu aeg mingisugune arvutus käib. Ja sinu siis sisu vajub nii-öelda allapoole, see näidatakse vähem. Ja tegelikult see mõjutab ka sinu reklaami tulemusi. Et kui sinu reklaamid lähevad inimestele paremini korda, siis ka neid näidatakse rohkem, see on just üks küll osa ainult, nende näitamise hind kindlasti on soodsam ja inimesed ka tahavad edasi jagada. Ehk siis ainult müügipakkumiste jagamine on üks suurimaid probleeme ja kui me vaatame seda paari laiki selle all, et siis on endal ka siuke natukene nagu kehv tunne ja tahaks igaüks ise ka teha head Facebooki turundust, et minu soovitus olekski see, et sa pead natuke nagu vaatama, et mis teemaga sa inimest kõnetama lähed ja sealt läbi selle jõudma siis sinna, mida sul pakkuda on. Et te tead selle nagu, mul on see toode nüüd soodushinnaga, sellega läbi ja Just täpselt, ehk tegelikult mina kuulsin, ma arvan, see 2013, 14, kui ma kuulsin terminit attraction marketing, siis ma ei saanud sellest aru. Ja 2016, kui mul see kohale jõudis, vaata, et tegelikult ongi see sisuloome, ehk me pakume väärtust. Ja kui siin ma vaatan, et siin on enamus on alustavad ettevõtjad ja turundajad, alustavad ettevõtjad, siis tegelikult ma arvan, et võikski öelda kõigile need, kes on alustavad ettevõtja 10 aastat, väga tubli ettevõtja, virtuaalassistent, alustav ettevõtja, noh, siis tegelikult ikkagi väga palju on ettevõtlusega tegelejaid, turundajaid, aga põhirõhk oleks siis number 1 viga, ära tee ainult, et täna pakun, ja ära müü allahindlust, vaid müü väärtust, kui ma võtan selle siin jutu kokku. Sul on täna järjest olulisem ja eriti nüüd selle AI ajastul bränd, sinu bränd. Ja kas ta on persooni bränd või ta on ettevõtte bränd, sellega sa ehitadki seda. Et kas keegi ehitab meililisti, jagab seal pidevalt kasulikku huvitavat sisu, see annab talle nüüd õiguse teha aega-ajalt siis müügipakkumisi ja kuna tal usaldus on olemas, inimesed teavad, mida ta teeb, nad on valmis ka tema käest ostma. Karmo teeb siin neid webinare, suurem tõenäosus, et sinna konverentsile tuleb rohkem inimesi, kellegi teise konverentsile, sest Karmo siin investeerib konkreetselt nagu tööd selleks, et seda suhet luua, seda usaldust ehitada, eks ole, sulle, kes sa siin kuulad, selgema arusaamise anda, mis seal üldse räägitakse, kas see üldse on sinu jaoks, eks ole, ja mis seal kasulik on, eks ole. Samamoodi Instagramis, et kui sa Instagrami teed, kõigepealt tuleb välja teenida see üldse, et ma võin seal mingisuguse müügipakkumise teha, sellepärast, et sul on vaja ehitada jälgijaskkond, okei, kui jälgijaskkond tekib, nüüd sul on võimalik hakata Instagram stories nende inimestega kas suhtlema ja küsima ja võib-olla suunata kuskile maandumislehele, stories mingisuguseid müügipakkumisi jagada. Aga kui sa ainult postitad Instagrami feed'id kogu aeg ainult tootepostitusi, siis väsib see väga kiiresti ära, need näited on väga palju. Et tean, et siin nagu neid lähenemisi võimalusi on mitmeid strateegiaid. Minu arust väga äge oli see, kui ma tulin sinna koolitusele, siis hakkasin selgitama erinevate kampaaniate tüüpe, vaata. Siis mõtlesin, et okei, nüüd ma saan nagu loogikast pihta, mille jaoks midagi on, vaata. Sest jälle taaskord see boost, mis see nupp Facebook sul annab, kui sa oled nagu väärtust loonud, siis ta hakkab sul pakkuma ja paned postitusi ja ütleb, et boost on ja väga hea, et sa boost'id on ja kui sa tahad on ja kindlasti jõuab ka mingite inimesteni. Aga mina ütlen alati, et kui sul on paigas mõtteviis, sa tead, mida sa tahad saavutada
ja nüüd sul on oskused, ehk need oskused on vaja omandada. ja Facebookis on ka, et noh, Sven, sa ju ise, ma arvan, et sa ütled kõigile, et see on tore, kui sa olid 10 aastat tagasi, käisid Facebooki koolitusel, aga kõik on muutunud. Ehk tegelikult see on järjepidev õppimine ja selle jaoks ongi minu arust nagu Sveni väärtus või tema teadmiste pagas, sest ta iga päev toimetab sellega, et olla selles parim. ja kui sa nüüd toimetad oma ettevõttega ja alustav ettevõte, siis tegelikult sa peaksid mõtlema, et millist väärtust ma loon, on ju, sina lood väärtust sellele, et aitad inimestel aru saada turundusest, ma mõtlen selle peale, ja kuidas lõpetada see raha kulutamine. sest noh, kui sina ütlesid, et oled raha kulutanud, mina olen raha kulutanud ja lihtsalt ma ei osanud isegi hinnata. Sinu käest ma kuulsin selliseid ägedaid termineid, hook rate, mis asi see on ju, click-through rate ja nii edasi, et sa õpid ka hindama seda, mida sa saad üldse mõõta, et palju on landing page'e vaadatud, on ju, palju on oste tuldud ja et mis need erinevad kampaaniatüübid on. see minu arust oli nagu nii äge, see oli minu jaoks väga põnev, on ju, et see ongi, et me iga päev õpime juurde. aga nüüd, kui me tahame. kujuta nüüd seda lugu, need samad asjad, mis sa õppisid tegelikult. Facebookis kogu aeg muutub midagi, iga aasta, iga mõne kuu järel, aga fundamentaalselt enamus asjad on kõik samad. Kui sul on hea reklaamtekst, kõnetad inimest ja sa oskad valida õige kampaania eesmärgi, suures pildis toimib väga hästi. Nüüd, see on nagu oskus, vaata, et aga selle oskuse sa oled saanud mitme aastaga nüüd turundades ennast Facebookis ja tehes asju? 10 aastat ise ettevõtlust tehes, pluss siis ma ütleks, et 5 aastat sinna ettevalmistust, õppides turundust ja käis siis ülikoolis. Ehk siis 15 aastat. Ja nüüd mõni ütleb, et ma tean kõike, siis anna mulle andeks, kui sa ütled praegu siin meid kuulates, et ma tean juba kõike, siis sa tegelikult luistad iseendale. Sest mitte keegi mitte kunagi ei tea kõike. Ma siiamaani loen, mul selja taga on turunduse, copywriting õpin nendel, kes on enamus on surnud juba. Et kogu aeg on õppida midagi turunduses ja miks me hakkasime ka seda koolitust tegema, sest me nägime, kui paljud väikeettevõtjad ise on samamoodi hädas turundusega ja vaata, enne sotsiaalmeediat ei olnud võimalik selliselt ennast ise väikeettevõtjal välja panna. Sul on siin mingid efektid. Sul on äged efektid, kuule. Vahepeal näen Zoomis neid, vaata, kui ma panen pöidla püsti, siis tuleb ka ei olnud sellist võimalust, et sa said osta reklaame ainult siis, kui sul oli palju raha. Telereklaam, väga kallis, siiamaani on kallis, eks ole. Ja nüüd on järsku nagu sotsiaalmeedia, kus me kõik saavad turundust teha, aga see ei tähenda, et me nüüd kõik oskame seda, eks ole. Ja koolitustel ma näen kõige rohkem seda, et kes tulevad koolitusele, siis ikka vaadatakse mingi, eriti nagu mehed, ma arvan, vaatavad, et mis koolitus see on siuke ja nagu siuke raudselt mingi jama, eks ole. Kahjuks ongi väga palju jamast koolitusega Eestis. Tuleb koolitusele, siis kõige parem tagasisidet on see, et ma kahetsen, et ma siia varem ei tulnud, sest vaata, nüüd üks Karmo, kes kasutab neid võimalusi, mis sa õppisid koolitusele. Kui sa oleks kasutanud neid juba aastaid tagasi, kujuta ette enne. Ma olen 10 aastat kasutanud võimalusi. See ongi see ütleme siis niimoodi teadlikkus vaata asjadest. Et täna, kus ma olen oma asjadega jõudnud, ma alati nagu proovin leida selliseid, mitte nagu lihtsamaid teid, aga see oli, kuhu ma nagu fookus panna, et mitte oma aega liigselt raisata sellele, et ma lihtsalt olen pisi. Ja see on üks hästi oluline asi, et okei, mis see nagu strateegia on ja kuhu ma selle fookuse panen. Täna minu nagu väga suur osa ajast on planeerimine, läbimõtlemine ja samamoodi on ka sotsiaalmeedias. Okei, sa võid sisu toote, postitusi teha, just kui tundub, et on tasuta, tegelikult ju ei ole, sa pead kellelegi maksma, eks ole. Samas, kui sa võiksid ehitada omale mõned väga head müügitunnelid, testida neid reklaame, panna need taustal jooksma, mis kogu aeg sulle viivad tegelikult kus iganes maandumislehele või e-poodi. Ja võtta, see ongi nüüd see koht, et ilma tasulise reklaamita sa võid postitada 7 korda päevas ka. Jah, algoritm levitab seda natukene uutele inimestele ka, aga võtlen seda sisu toota lootuses, et sa nüüd jõuad õigete inimestele. See võib võtta mitu aastat aega ja samas igal ettevõttel on ju vaja jõuda kogu aeg uute inimestele. Üks asi on sa teavitad oma fänne, on see Instagram Stories või Messengeris või e-mailis. Sul on vaja kogu aeg jõuda uute inimeste ette, kes sind veel ei tea, väljaspool sinu siis jälgijaskonda. Ja selles suhtes nagu
Facebook on teinud selle kõigile kättesaadavaks, nii soodsaks, et ei tea, siuksed võimalused pole mitte kunagi varem maailmas olnud. Ja no mõtlen kõige lihtsam, kui mis mulle meeldib see lause, et kuidas 5 euro eest päevas jõuda müükideni, on ju, põhimõtteliselt. Ja. Siis tegelikult ka praegu tänu selle teadlikkuse, mis ma sain sinu koolituselt, tegelikult siin vahepeal jookseb mul 8-9 reklaami, on ju. Igaühe peale on pandud 5 eurot ja siis, kui sa statistikat vaatad, oled jõudnud see, issand, kumb see nüüd õige oli, ma võin sul praegu eksida, Sven paranda mind, üks on impression on ju, ehk mitu korda näidati, reach on see, mis oli palju uute inimesteni jõudnud või nende inimesteni, mis on ükskord näinud, on ju. Või noh, ütleme, et need inimesed, kes on näinud ja siis ta näitab seda korduste arvu, kas 1,45, 2, mis iganes, mitu korda üks inimene on näinud, on ju. Siis keskeltläbi praegu tänu nende reklaamidele on 100 000 inimest või see reach, vaata. Ehk siis tegelikult vanasti ma ei osanud sellist asja vaadatagi. Jälle me jõuame sinna, et sul peab olema teadlikkus, on ju. Tööriistad on meil kõigil olemas. Täpselt samamoodi nagu mõtteviis, on ju. Meil kõigil on olemas suurepärased tööriistad, kujutlusvõime, arutlusvõime, intuitsioon, mälu, tahe, on ju. Ja need on olemas. Aga me ei oska neid kasutada. Samamoodi kõigil on olemas Facebook peaaegu kõigil. Ja meil on olemas tööriistad. Ehk seal on olemas Google Ad või see Facebook Ads Manager, on ju. Aga me ei oska seda kasutada efektiivselt. Ja see on see koht, kus Sven tuleb mängu ja näitab sulle, kuidas efektiivselt tegelikult teha asju. Ja noh, sellepärast ka seal alguspunktid on ühendatud siis tegelikult see mõtteviis, on ju. Sest ma olen teinud alguspunkti konverentsi ja sealt on tulnud mega tulemusi inimestel, et mõtteviisi on paika saanud ja tulemused tulevad, on ju. Aga kui me nüüd ühendame mõtteviisi ja strateegiad, siis ma arvan, et see 10% kasv on selline väike eesmärk, ütleme niimoodi. Mul selle alguspunktil ongi plaan teha, et ma võtan koha pealt, võib-olla küsin isegi enne sinu käest, valime välja mõned erinevad sektorid, valdkonnad, teeme sellise sotsiaalmeedia sellise strateegia korra auditi, vaatame mõned kontod läbi, mis seal enamasti ka postituste puhul on midagi, mida saab kohe parandada. Ma annan teile ka veel ühe soovituse, enne kui sellest konverentsist räägime. Üks osa on reklaamid, mida peaks iga ettevõte kasutama. Seal on erinevad strateegiad, kas kohalikule ettevõttele, e-poele, teenusele, sealt saab suunata Messengeri, saab suunata kodulehele, saab suunata mailisti ja koolitusel on need strateegiad, võtame pulkadeks lahti, teeme koos läbi. Nüüd üks asi, mida te igaüks saate ka, annan selle vastutuse siis teile kuulajatele, et enamasti kasutatakse liiga vähe sisuformaate, postituste formaate. Et on ainult kas postitus pluss tekst või see pilt pluss tekst, eks ole, tavapärane või siis lingiga. Aga rohkem videot, lühikesi klippe, laivi ka, sellepärast, et 1 minutiga video, 1 minutine video suudab anda nii palju rohkem sinu toote või teenuse pakutava kohta edasi, kui ükski tekst või asi. Tekstis enamasti on raskem ka väljendada seda. Ja kui sul on toode, mis vajab demonstreerimist, tutvustamist, selgitamist, võta seda videot kui selliselt, et kui inimene muidu läheb kuskile, näiteks ma ei tea, riidepoodi või ma lähen blenderit ostma, uut blenderit, eks ole. Ja mul on mingid küsimused, kui võimas see on ja kas ma saan sellega soojendada, külmutada ja suppi keeta ja porgandit kuubikuteks teha, mis iganes, eks ole. Aga kui ma neid küsimusi küsida ei saa sealt e-poest ju, seal pole kirjas ka, siis tõenäoliselt ma panen X-ist kindla minema. Võta seda videot, kui mitte, et sina pead seda tohutult rääkima või sa kardad või sul on hirm, jätta need kõrvale. Sinu klient tahab aru saada, mida sul pakkuda on. Ja see on hea võimalus. Meil ka oli Booster Shelfis, kus me näitasime toote kasutamist. Siin on banaan, avokaado, marjad, supersegu, blenderis 1, 2, 3 valmis, sul on maitsed jooks. Tegelikult see ei olegi nii raske. Et see 1-2 minutit videot annab sulle nii suure eelise selle suhte loomiseks, usalduse tekitamiseks, oma toodet tutvustamiseks, iseenda tutvustamiseks. Eriti kui sa oled veel coach või treener või konsultant või keegi selline, et ma tulen sinu juurde. Turul on väga palju pakkujaid. Ma tahan kuulata, kuidas sa räägid, mida sa räägid, eks ole, kas see stiil üldse sobib mulle.
ja vaata, see võib anda sulle väga suure eelise tegelikult teiste ees. Et see viib sind, see sotsiaalmeedia viib sind inimestele lähemale, et kasutada seda ära, mitte teha lihtsalt selliseid nagu postitusi, kus inimestel ei ole midagi nagu peale selle näed, mis sina jagad seal. Live on veel väga hea, laivis inimesed saavad küsida, sa saad nendele vastata nende küsimustele, mis neil tekkinud on seoses sinu toodete teenustega või teemaga. Ja sellega sa paistad silma, sellepärast et Eestis kasutavad videot laivi väga-väga vähesed. See on jälle taaskord, me jõuame sinna vaata, mis ma ennem tõid, see esinemise hirm tegelikult. Ja teine asi on, et mida mul on öelda, kes ma selline olen, võib-olla olete alustav ettevõtja, kes ma selline olen, vaata palju suuri, kes teevad seda sama asja. Oi, mul on seda hirmu väga palju olnud. Aga tegelikult Sven, sina oled Sven, sul on oma energia. Karmo, mina olen Karmo, mul on oma energia. Ehk tegelikult igal ettevõttel me peame aru saama, me töötame energiaväljadel, ja tõmbame ligi teatud tüüpi inimesi vastavalt sellele, mida me ise soovime. Nüüd me jõuame sinna. Jah, palju on suuri tegijaid ja eks ole. Siis, kui ma olin Saaremaal üksi oma ühetoalises korteris, ehitasin oma asju, siis mul hakkas nii palju kliente tulema sotsiaalmeedia, mul oli mingi aeg oli mingi 7 või 8 klienti, mul oli oma ettevõtte ka veel, ma ei jõudnud enam ära teha. Ja see on Tallinnas koolitaja, ma vaatasin, ta teeb haldust pluss koolitus, eks ole, et ma ütlesin, mul polnud isegi kodulehtes, vaatasin koduleht, asjad, kõik nagu ametlik asi, eks ole. Kirjutasin talle, et mul ei olnud tooli raha isegi veel, 295 €, nii palju raha, et tema koolitusel minna. Kuule, ma tuleks sinu koolitusele, vaataks, mis sa räägid seal ja teeme koostööd. Mul on väga palju kliente, et leiame mingi koostöö. Mina kirjutasin siis Kuressaarest, süke nagu nii natukene süke alaväärsuskompleks, eks ole. Tallinna siis koolitajatele, ettevõtjatele, kes siis nagu teadsid, ja ta ütles, et ei. Ma ütlesin, okei, sellest ei ole midagi ja läksin tagasi tööle. See koolitaja ei koolita enam juba mitu aastat. Sest ma lihtsalt oma hea kavatsusega, oma töökusega, oma järjepidevusega läksin temast ette. Nüüd me jõuame sinna, sa ei pea muretsema laivis või oma postitustes, kuidas teised näevad seda või ma kardan, kui sa lähed oma hea kavatsusega inimest aidata, näe, kuidas siin seda Facebookis seda asja tehakse. Kuidas see smuuti, miks see smuuti kasulik on, räägi selle oma lugu. Kui sa lähed inimesi aitama, su toode või teenus on ju loodud siia selleks, et inimesi kuidagi aidata või ettevõtteid. Midagi paremaks teha, midagi juurde anda, midagi ära võtta sealt, eks ole. Ja kui sa nüüd seda tutvustad inimestele, muide selle alguspunkti konverentsil, ma panen sinna ühe väga hea tööriista. Ma aitan sul sinu sõnumite osas aru saada sellisest, nagu ma ütleks, suuremast pildist, kuidas rääkida nende inimestega, kes täna sinu postitusi asju lugedes sinu juurde kliendiks ei tuleks veel või tähele ei paneks, sind ignoreeriksid. Ja mis teeb ka sul tegelikult lihtsamaks postitamise ja reklaamimise, sellepärast, et su sõnumid muutuvad kliendi kesksemaks ja sa automaatselt kõnetad kohe suuremat hulka, ma ütleks ka oma siis turust tegelikult. Et sellega ma olen oma ettevõtet kasutanud, see on välja töötatud ühe siis Eugene Swartz, üks maailma parimaks copywriteriks turundajaks nimetatud mees, kes tegutses 60-50-ndatel. Et see on ka üks asi, mis ma ütlesin, ma panen sinna. Ja nüüd ma jõuangi selle juurde, et Sven, ma olen nüüd katsetanud oma 18-aastase poisi peal, sest me teeme koos neid, nagu sa tead, vaata neid reklaame asju, mõtleme teksti, ja siis ma küsin, kas selline pealkiri kõnetaks, mis sinu sihtgrupp, eks ole, et sa ei tea midagi, mida ma teen, ütleme niimoodi, mis oleks see, siis me paneme mingi 10 nime pealkirja paika, ja siis valime sealt välja niimoodi. Ehk näha asju teise inimese vaatenurgast, kes ei tea seda, nagu sa just ütlesid, et ei tunne sind võib-olla isegi, aga tegelikult see toode, mis sul on, võiks teda aidata, et kuidas seda sõnastada niimoodi, Sest kui alguses, ma toon selle lihtsa näite, täna hakkab veel, pärast tuleb teine webinar veel peale, ja homme ja ülehomme ka veel, ehk väärtuse pakkumine, ehk uuenda oma mõtteviisi, siis alguses ma panin uuenda oma tarkvara ja siis poiss, kes õpib IT-d, ütles, et siia tulevad sul ainult IT-nohikud. Et sul peab olema konkreetsem sõnum. Ma ütlesin, mis sa siis soovitad? Uuenda oma mõtteviisi. Selge. Ja niimoodi pealkiri saigi vaata. Ja, keeruliste sõnade või nutikate, tundub nagu armas ja nutikas ja
et nagu äge võiks panna, aga tegelikult see võib sulle nagu väga hästi vastu. vastupidi töötab sulle, Jah, et ja see ongi see nagu, kui ma oleksin olnud vana Karmo, ütleme niimoodi, onju, siis ma oleks raiunud enda oma, aga kuna nüüd olles lugenud ja kuulanud siin copywriting'u asju, onju, ja ma saan aru, et tegelikult peab olema seal midagi lihtsalt löövat ja kõnetama seda sihtgruppi, keda sa tahad, onju. jah. ehk et vale see sõnastus on, toob vale sihtgrupi sulle. see on muide üks olulisemaid oskusi turunduses, reklaamtekstide kirjutamine, copywriting. See aitab ka postituste sisu tootmisele kaasa kindlasti, aga ma ei räägi siin lihtsalt postituste kirjutamisest, vaid just siis need niisugused veenvad ja mõjusad reklaamtekstid, mitte manipuleerivad. Ma ristan selle koha, et inimene saaks aru, esiteks, et sa püüad õige inimese tähelepanu, nagu me tõime see pealkirja näide, on ju, et ta üldse hakkaks lugema. Ja pealkirja ülesanne on tead mis või? Ainult üks ülesanne pealkirja. Panna lugema teda järgmistele. Rida. Ja selle lõigu ülesanne on panna lugema teda järgmist. Ta saaks aru, ahah, see on mulle, tekitaks huvi, tekitaks võib-olla uudishimu, selgitaks talle seda probleemi, võib-olla tagajärgi, seda lahendust ja lõpetaks üleskutsega. Ja see on üks kohti, kus väga palju ettevõtted, nii suured kui väikesed, ma koolitustel käinud kuni Tartu Ülikoolini välja, alustavad, kellel pole veel logo ja kes on väga, väga pikaajalise ajalooga organisatsioonid, et seesama asi tegelikult, neil on samamoodi vaja oma õppeprogrammidesse inimesi, keda nad siis nüüd kõnetavad. Kusjuures mulle väga meeldis, kui sa tõid neid erinevaid näiteid ja no mõned olid ikka nii jaburad, no et sealt ei saa üldse aru, miks ma peaksin seda klikkima isegi midagi. Ja vaata nüüd ongi, et okei, reklaam töötab, aga midagi see toodet ei ole. Et meil samamoodi esimene ju meie toode Boost Yourself oli supertoidusegu. Panime siis mitu supertoitu ühte pakki, siis panime selle reklaamina välja 9 supertoitu ühes pakis. See töötas see reklaam mingi 200 euri eest, 300 eurot oli müügi, vaatasin, okei, järgmine uuesti 500 eurot reklaamidesse, 1000 eurot müügid. Niisugune nagu põhimõtteliselt nagu nulliring ja miinuses kogu aeg. Kuradi asi siin on, midagi on siin valesti. Said aru, inimesed ei osta seda supertoidu segu. Nad otsivad lahendust oma igapäevastele tervisemuredele, kes kellegi tahaks tervislikult toituda või seedimine on kehv või energiat on vähe, väsimust, pole neid mikrotoitaineid piisavalt menüüs, eks ole, ei söö värskeid asju. Ja näe, siin on lahendus. See 5 minutit smuutis, maitses on lihtne teha, saad kaasa võtta, saad lastele teha, hommikuks teha, lõunaks kaasa teha, pärast trenni teha ja näe, siia sisse läheb supertoit. Okei, nüüd ma saan aru. Ja see supertoit, see on sellepärast, et need on maailma kõige kõrgema toiteväärtusega toidud. Okei, nüüd ma saan aru, miks ma seda ostnud olen. Et vaata see osa, sellest ei saa nagu üle hüpata. Ja see ongi see reklaam ise, aga me peame ka suutma siis seda reklaamteksti kirjutada, eks ole. Facebooki puhul on hea see, et keegi ei pea olema seal maailma parim reklaamija. See tehniline pool, ma ütleks, et loeb, aga mitte nii palju, kui see reklaamtekst ise. Ja reklaamtekst saab testida, et sa saad panna mitu, ma ei tea, 3, 4, 5 erinevat variatsiooni käima ühest samast asjast, erineva pealkirjaga. Ühele paned video, teise paned pildi, teised erinevad asju. Lased selle Facebookil jooksutada seda mingi 7 päeva, 14 päeva. Ja näed ära, see klikkis. Ja mis nüüd on hea osa on selle asja juures see. Kui sa nüüd leiad need reklaamid, mis hästi töötavad, lastes algoritmil selle töö ära teha, siis neid reklaame saad kasutada pika aja peale. Kui sul on üks toode, mida sa saad müüa, meil samamoodi tuli uusi tooteid ka, aga mingid põhitooted. Ja samamoodi, kui sul näiteks peaks tulema nüüd see konverents on uuesti järgmisel aastal. Teemad on suhteliselt aegamatud. Võib-olla esinejad, et sa enam-vähem juba tead, okei, mis lähenemised töötasid, mis reklaamid töötasid. Ja see teeb palju lihtsamaks sul selle tegelikult. Ja siin ma toon välja, et vaata jälle sama asi, see split test, mis tegelikult ma isegi ei teadnud, mis jaoks on, miks ma peaksin seda kasutama. Siis seekord ma isegi paari reklaami peal proovisime, et kas siis meie paigutused ja asjad on paremad kui tema Facebooki paigutused. Siis põhimõtteliselt tegelikult see nii-öelda siis klikihind ja asjad tulid samad ja siis Facebook ütleski, et high performing is yours, we will continue with that. Umbes niimoodi.
ja see annab väga suure eelise, sest täna see algoritm töötab selliselt. Samamoodi ka orgaanilises sotsiaalmeedias, muide orgaanilises sotsiaalmeedias, Facebook, Instagramis toimunud väga suur muutus. Öeldakse siuke viimase poole aasta jooksul eriti, aga võib-olla viimase aasta jooksul on järjest sinna liikunud. Kõik muutub TikToki algoritmi sarnaseks. Ehk siis huvide põhiselt. Ja see annab eelise nendele, kes postitavad head sisu, sest Facebook ja Instagram levitab seda siis edasi veel, kes postitab oma müügipakkumise ainult, tema jaoks on see asi nüüd veel hullem, sellepärast et jälgijate arv tähendab järjest vähem ja vähem. Vaadake, kui palju te näete oma uudisvoos, vaadake hoolega pärast tänast webinari Instagramis ja Facebookis, kui palju te näete soovitatud postitusi, teile soovitatud, teie eelneva käitumise, laikimiste, vaatamiste põhjal. Ja muide, reklaamide puhul ka, kui sa paned, sa võid olla, ma ütlen, et see reklaamide suunamises võid üsna keskpärane olla, ei ole vaja. Kui sa nüüd aga reklaamtekstiga saad hästi pihta, paned Eestis, meil on see sihtrühm ei ole väga suur sinna, paned publiku suuruseks mingi 300 000 ja nüüd Facebook leiab üles, muidugi sul peavad olema eesmärgid õiged ja nii edasi. Ahaa, need inimesed reageerivad sellele reklaamile või need inimesed ostavad. Okei, ma otsin nende sarnast inimesed veel. Ehk see reklaam hakkab ise otsima oma järgmisi kliente. Kujuta ette. Ehk siis meie, kes me reklaam kasutame, meie jaoks läheb asi veel lihtsamaks. Aga jah, et siin on see reklaamtekst oluline ja pakkumine muidugi ja mõned ka tehnilised olulised nüansid, sellepärast, et kui sa näiteks eesmärk on valesti valitud, siis võib see minna sul täiesti valet rada, see asi. Et siin alguspunkti konverentsil ka, et me paneme eesmärgid paika, teeme ühe selle, võib-olla isegi jõuame 2 teha, aga ühe kindlasti sellise 5 eurose müügimehe kampaania läbi, kus ma siis proovin näidata ka need läbi, toon kindlasti näiteid nendest hästi toiminud reklaamidest ja meil on mitu tundi just aega seal ka enne, või vist 3 tundi. Ilusasti saame sinuga hakkama, sest tegelikult on see ju konverents on 2 päeva. See on siis mõtteviis, ajakasutus, millest Egle toob nii ilmekaid näiteid, kes ei ole näinud veel. Egle Raadikuga tegime eelmine nädal webinari ka alguspunktil esineb. Amazonis väga häid, mina ütlen, laineid löönud ja väga hästi exit'id teinud seal. Ja töötab oma järgmise exit'i nimel. Sven, sina räägid, kuidas siis Facebook enda kasuks tegelikult tööle panna ja annad selle praktilise tööriistu, samamoodi nagu tegelikult Taavi tuleb, kellega meil on järgmine nädal webinar, kes räägib siis, kuidas LinkedIn enda kasuks tööle panna, sest ma usun, et Sven, sinu koolitus on mulle sisse toonud 10 000 eurosid reaalselt nagu, sest et õige kasutus vaata asjal. Ja see kulutus on tegelikult olnud, õppetunde olen ka saanud, aga see on ikkagi, see on selline asi, mida saad elu lõpuni kasutada jälle samamoodi, nii kaua, kui sa oled asjadega kursis või selle jaoks on meil Sven. Iga kord, kui tuleb uus asi, sa juba tead järjest paremini. Just, ja siis mõtteviis pluss strateegiad ehk see on 2 päeva, see ei ole lihtsalt, et tulen kohale ja istun. Seal on ümarlauad, seal on grupitööd, seal on arvutid, tahvel kaasa, oma internet ühenda ka ära ja tulevad ka harjutused, mis sa pead tegema siis nii-öelda nagu Sven ütles, et käed külge, et ei ole lihtsalt, ma istun seal laua taga ja vaatan, et mida Sven räägib mulle. Sest heaks kokaks me ei saa ainult kokkamissaateid vaadates. Heaks kokaks me ei saa ainult kokka raamatuid lugedes. Me peame käed külge panema. Ja samamoodi mõtteviisi me ei muuda lihtsalt istudes ja lugedes raamatuid. See ei ole võimalik. Ehk kui sa oled mõelnud, et kas sa tuled alguspunktile, ei tule, ma näen siin tuttavaid nimesid, kes juba tean, et tulevad alguspunktile, siis alguspunkt ei ole see koht, et ma tulen lihtsalt vaatan, mis seal juhtub. Mitte midagi ei juhtu, kui sa ei tee otsust, et sa tuled, paned käed külge ja hakkad toimetama. Ja Sven on samamoodi, et miks ma Sveni tahtsin sinna hirmsasti kaasata, sest mõtteviis pluss strateegiad ehk kui su mõtteviis on vale, siis see strateegia ei tööta ja kui strateegia on vale, siis see mõtteviis ei aita. Et kui need 2 nagu kombineerida, nagu sümbioos tekib, siis on need ägedad tulemused ja see 10-kordne kasv, kui sa oled ettevõtja või alustav ettevõtja. Ma olen näinud nii palju, kuidas inimesed, ma teen nüüd ka webinare, kus ma näitan neid inimesi, päris inimesi, kes on teinud selle 10-kordse kasvu ära lühikese ajaga peale koolitust, peale alguspunkti. Aga see ei ole lihtsalt
ma tulin, istusin 2 päeva on ja läksin ära ja nüüd kasv tuli, seda ei juhtu. Noh, Sven teab, kui ta oleks neid raamatuid ainult lugenud, aga mitte kordagi rakendanud, siis see tulemus on 0. ei ole hullu. Ja täna te olete, ma arvan, saanud, kes julgeb öelda, pange siia meile kommentaaris, kui palju sa oled saanud väärt infot Sveni käest. Ja ma toon siia näite nüüd, pange siia kommentaari, kui palju, mis on sind kõige rohkem kõnetanud tänase webinari juures, pange siia kommentaare, me Sveniga oleme väga täpsed, 55 ma pean lahkuma, sest siis tuleb uus webinar juba peale, on ju. Aga võtame natuke juurde, Sven, ma loodan, et sul on see okei, 5-10 minutit siit üle minna natuke. Pole jõudnud küll muidugi siin väga midagi praktilist rääkida, niisama rääksin. Sa andsid väga head nõuanded, ma toon siit välja kohe. Kasuta erinevaid Facebooki postituste tüüpe, Reels, Story, videod, live videod, pane midagi, mina ütleks, et too sisse oma tooteväärtus, on ju, ja too neid läbi erinevate platvormide. Keskendu väärtuse pakkumisele. Ma võin ise sul kokkuvõtte teha, kui sa siin praegu kõik, ma arvan, kõik kuulavad, keegi ei taha toksida. Siis video, live video läbivaatamiste arv, 25% vaadatud läbi 3-minutisest videost, tuleb minul vähemalt 1 sent. Muide, video puhul laivid või videod Facebookis ja kas sa siis postid need niisama sinna või kasutad ka reklaamiks videosid. Sa saad omaga parimad postitused, mul on ühe hea äkki teed. Parimad postitused, eriti kui need on videopostitused, need saab panna tööle reklaamina ja võib-olla panna sinna juurde mingisuguse üleskutse, mis suunab siis kuskile sinu pakkumise juurde. Ja nüüd kõik, kes vaatavad seda videot, mingi osa ära sellest 25%, näiteks 50%, nendele saab teha järelturundust. Nemad jäävad siin soojaks publikuks, kes on siis nende käe tõstnud. Väga kasulik. Heidi Vaarika, no nii, kes meil siin kirjutavad, see juhtub, see on fakt, see peab olema valmis seda juhtumist vastu võtma. Heidi teab täpselt, ta tõi oma armsa elukaaslase alguspunkti konverentsile ja peale esimest päeva, kui ma küsisin, kes tahab edasi minna ja tõesti saavutada tulema, siis Alari tõusis püsti ja hakkame minema. Ja siiamaani, see oli 2022, siiamaani teeme koostööd ja tulemused on fenomenaalsed, nii et kui sa oled valmis muutust läbi viima, siis need tulemused tulevad vinged. Ma annan ühe praktilise soovituse. Anna, sa oled rohkem andnud juba, hea küll. ChatGPT kasutajate, päris palju kasutavad. Kuidas sa saad, et müügipakkumised ja kuidas ma saaks siis oma klienti parem kõnetada. Copywritingust on tulemas ka varsti uus koolitus, aga ma annan ühe sükse nõuande, kus sa saad sükse väikse lõnga kätte. Kui sa näiteks oled, ma ei tea, personaaltreener, siis kirjuta ChatGPT-sse. Minu teenus või mina pakun personaaltreeneri treeninguid jõusaalis ja pane sihtrühm ka näiteks inimestele, kes tahavad kaalust alla võtta. Pane võimalik täpselt. Ja nüüd küsid ChatGPT käest, mis on nende inimeste põhilised valukohad, probleemid, väljakutsed, need võivad olla ka soovid, unistused, eesmärgid. Mis iganes sa ise tunnetad, mis õigem on. Ja ChatGPT kirjutab sulle nimekirja nendest asjadest ära, eks ole. Nüüd sa saad sealt ühe vastuse. Inimesed tahavad, kes ka kaalust alla võtta, ma ei tea, et nendel pole palju aega treeningutele pühendada, mis iganes see on. Ta annab sulle mingi 10 vastust, valid endaselt ühe välja, kes on sinu sihtrühm ja mis tundub, et see on minu teema, eks ole. Ja võtad selle ühe vastuse sealt ja lähed sellega süvitsi. Küsite käest, kuidas ma saaks seda põhjust kasutada või valukohta oma reklaamtekstides kasutada või postitustes. Ja niimoodi saad hakata minema vaikselt aru saama, et jah, ma müün personaaltreeneri teenust, aga minu kliendid tegelikult mõtlevad nendest asjadest. Tal ei ole kodus aega, sest tal on lapsed, tal ei ole aega võib-olla jõusaalis käia, eks ole, mis iganes need probleemid on seal või inimesed, kes tahavad olla, toob sul välja erinevad sihtrühmad ja nende probleemid vastused. Et see on siuke koht, kus üks siuke hea abimees, mis aitab sul turunduses kaasa mõelda 20 eurost kuus, mis maksab meil see tasuline versioon. See on täpselt jälle see sama asi, et tegelikult meil on tööriistad olemas, me ei oska neid kasutada. Ehk kui sa tahad juba tööriista kasutama hakata õppida, siis on sul vaja, mina ütlen alati, et ise tahta kõigepealt, sa pead tahtma seda. Teiseks, sul on vaja head juhendajat. Miks ma tulin Sven sinu koolitusele? Mul oli vaja, et ma saaksin uused vaatenurgad, ma saaksin aru, mida ma siis päriselt tahan seal saavutada läbi selle reklaamide.
sest ma olen valmis panustama, ma tean, et see töötab ja kui ma pakun väärtust, siis need reklaamid töötavad alati, on ju, see, kuidas sa ütlesid, hook rate on ju, kui see on üle 2, on ju, siis see on päris hea minu jaoks. jah, kõik Ja rate. niimoodi ma olen tööd teinud nende analüüsides neid tulemusi igapäevaselt, vaadata, et mis töötab, mis ei tööta, on ju, mida ma saan paremaks teha. Aga enne seda ma ei teadnud, nii et kõik, kes te siin olete täna, praegu on meil eetris 108 inimest on jäänud siia ja siis 400 meil oli registreerunud, siin keegi küsis, palju oli seal, ma ei mäletagi, ma pärast vaatan seda, ma saan eraldi ka saata sulle küsimusele vastused, ma vaatan pärast üle selle chati. praegu ei hakka neid otsima siin küsimusi, et ma personaalselt vastan nendele inimestele, kes on esitanud siin küsimusi, et vaatan selle chati üle. et ärge imestage, kui saate minult sõnumi. aga mina tänan hea seda Sveni, et sa leidsid selle aja üldse et siia tulla, sest me kõik teame, nagu sa ütlesid, ettevalmistused, asjad võtavad aega, on ju. meil on küll kogemused, aga me peame ikkagi asja ette valmistama. ja kõik, kes te olete täna siin, te saate järelvaatamise lingi. Te saate seda järelvaadata korduvalt 7 päeva jooksul. miks 7 päeva, sest et ma olen näinud pärast seda nii keegi ei vaata. 7, ütleme isegi esimesed 3 päeva on väga aktiivne, sest kes on teinud otsuse, et ta vaatab ära, teised on lihtsalt registreerunud, sest see oli tasuta, on ju. noh, ma arvan, et Sven, sa oled ise ka näinud seda, see tasuta sõna kõnetab nii paljusid inimesi, on ju. aga ärge otsige tasuta lahendusi, otsige lahendusi, mis töötavad, on ju. sest kui sa käid ühelt koolituselt teisele, ühelt webinarilt teisele, tegelikult tulemused ei muutu, muutuvad see, et ma teen pühendunud otsuse ja lähen süvitsi asjadega kaasa. siin me jõuame tutvustada, paljud tõesti teavad, kes ma olen, üldse seda Facebooki natuke, mis seal teha saab tegelikult, ma esindan seda, aga jah, et kui ma kursusel ka võtame seal mitu päeva, käime läbi, eks ole, teed, saad tagasisidet, järgmised asjad sinu konverentsil ka, et siis alles hakkavad, et sa võtad nagu mitu päeva või mitu tundi vahest päevast, kus sa nagu tegeled selle ühe asjaga, siis hakkavad asjad juhtuma. Samamoodi, kui ma täna valmistan siin oma uueks hooajaks ja käivitan uusi asju, võtan igal hommikul 2-3 tundi, nüüd mul vahepeal oli puhkus, pole teinud seda, 2-3 tundi deep work aega, kus ma tegelen ühe asjaga. praegu ma panengi uut Facebook koolitust kokku, eks ole. Sama asi, kui sa nüüd süvenenult tegeled sellega ja sa tead, mida tegema peab, siis sealt tulevadki tulemused ka. just siin näevad inimesed tänavad ka suurepärase info eest. ja tehke otsused. kui sa tahad väga-väga süvitsi minna, siis alguspunkti konverents annab sulle võimaluse minna mindsetiga süvitsi, saada teadmised Facebookist, LinkedInist, ajakasutusest. kõik need pidepunktid on olemas. mis veel sa saad? sa saad omale 100+ ägedat kaasamõtlevat inimest, et sul on võimalus istuda ühes lauas 5 sarnast mõtlevat inimesega, igas lauas on 6 inimest. nii et sul on sarnaselt mõtlevad inimesed sinu ümber ja sa saad teha elu muutvaid otsuseid. miks ma käisin Torontos aasta järel, kui Bob Proctor elas? väga lihtsal põhjusel. ma tahtsin olla selles keskkonnas. keskkond, ma arvan, et siin on väga paljud kuulnud. Ja, kõige olulisem. ja see on see, mis muutusid, just, et ärge nagu lootke, et juhtuvad imed iseseisvalt, on ju. ma tean, mida ma tahan, selgus, fookus, tegevus. ja see kõik on paika pandud meile läbi 2 päeva, selgus, fookus, tegevus. ehk 2 päeva on sul fookuses sinu eesmärgid. ja mis sa arvad, mis siis juhtuma hakkab, kui sa saad oma mõtteviisi paika ja strateegia? ma ei tea, mõtlen, et Sveni koolitus, kui mul tegi niimoodi pumm, on ju, siis kui me kombineerime need 2 asja, siis teeb pumm, on ju. Nende samade Facebook reklaamidega ja sotsiaalmeediaga ma olen oma ettevõtet kasutanud. Muide, ma enne jõudnud ka öelda, et investeering esimesse ettevõttesse oli 100 eurot, välja arvatud asutamise kulu. Ja Booster Self oli 1000 eurot endapoolne investeering siis ja tegelikult sealt kasvatanud siis nende samade teadmistega oma asju, et ja see mindset, teadmised, plaan töötab. Ja sellepärast sul neid raamatuid nii palju ongi. Aga kahjuks me peame otsad kokku tõmbama, sest kes tahab, loomulikult võib tulla järgmisele webinarile, kus me räägime mõtteviisidest, täpsemalt lähen, et kuidas oma tarkvara nii-öelda uuendada seda mõtteviisi. Aga Svenile aitäh ja kõik, kes te olete täna siia tulnud, te saate meilis ka omale selle sooduskoodi SvenNoom. Sven võib pärast ka jagada, kui ta tahab seda oma lehel kuskil või et kes tahab tulla alguspunktile. Ja see annab sulle 15% allahindlust. Nii et ära vaata, mul väga meeldis, Egle eelmine kord ütles lõpus, ära vaata allahindlust, vaid vaata, mida sa saad selle raha eest. Ja ma ütlen, et Sveni koolitus on mulle tagasi toonud 10 kordi, on ja Boobi koolitused 100 kordi, nii et siin ei ole midagi rääkida, vaata.
ja nullist.ee leiate selle Just. Facebooki ma panen otsa. selle sinu lehe sinna kõigile meililisti, et nad saavad tulla ja vaadata, mida sina täpsemalt teed, kui pikalt sul kursused, asjad, et samamoodi on, sest nagu me ütlesime, üks päev on tore, 2 päeva on veel parem, aga kuude viisi kestev õpe on tegelikult see, mis toob selle lõpuks selle tulemuse. aga aitäh Ja. teile kõigile, et te tulite, aitäh Sven, et sa leidsid selle aja ja kes tahab, tuleb uuendama mõtteviisi webinaril juba järgmisele, mis algab 6 minuti pärast. Näeme siis septembris, kellega näeme. ja Olgu, tšau.